Nii, kallid siinolijad, tervitan teid juba mitmendat päeva niisuguste sündmuste juures, nagu on suurpõgenemine 1944 selle tähistamise juures. See aasta on eriline, 80 aastat on sellest möödunud ja siiani ei ole tegelikult saadud ikka püsti mälestusmärki ja seda suutis teha nüüd Kristi Albere oma tohutu mõtte ja tohutu teoga, kogudes nii palju raha, et me saime just Pärnusse üles. Aga ma tervitan teid veel ka nüüd natuke see teise poolt, et ma arvan, et minust saab päris pärnakas. Sellepärast, et kui juba tuuakse niisugune mälestusmärk siia, siis peab ikka siia kindlasti tulema mitu korda ja mitme aasta jooksul veel, kui jõuab. Ma tahaksin rääkida ka natukene teistest sündmustest. Mõned on meil siin niisugused, kes on juba käinud meie mitmetel sündmustel Tartus ja Tallinnas. Eile lõppesid viimane asi oli siis Vabaduse väljakul, kus oli tseremoonia ja toimus siis esimest korda valitsuse seal viibimise juures ja pandi pärgi Vabaduse väljakul ning sealt liiguti edasi siis kirikusse, kus toimus jumalateenistus koos siis mälestusteenistuse ja samuti ka kontserdiga. Kirjandusmuuseum, seal, kus me olime esimesel päeval, see oli 17. septembril, seal toimus esimene konverents, mida siis korraldas Tammepuu Eesti klubi ja Tammepuu Eesti klubi on tekkinud tegelikult tänu ülemaailmsele Eesti kesknõukogule. Siin on esindajad ka olemas, aseesimehed 2 ja siis on ka teised liikmed. Maie Päru on Austraaliast näiteks, kes on olnud pikaajaline juhatuse liige ja Ülle Edermaa. Nii et see on väga tore teid jälle siin näha ja sellega koos olla. Mina ise olen Iivi ja mina olen Tšehhimaalt ja olen samuti juhatuse liige ülemaailmses Eesti klubis, Eesti keskorganisatsioonis. Aga ma tahaksin öelda seda, et see Tammepuu just saigi esitatud selle tõttu, et kuna alustasime suurpõgenemise üritustega aastal 2018, siis tekkis niisugune, ma olen ka 2000 kilomeetrit kaugel, kuidas sa teed seda? Ja oli vaja väga kohalikku abi. Ja siis minuga ühines Evelin Sennet, kes siin tegeleb praegu filmimisega, nagu ta on alati ikka kõike teinud, üles pannud. Ja meil on juurde tulnud uus juhatuse liige Evelin Täht. Nii et kolmekesi oleme siis nüüd suutnud ka jõuda nii kaugele, et andsime sisse Euroopa Liidu projekti, mis võeti ka vastu. Muide, Euroopa Liidu projekti andsime sisse eesti keeles, sellest, et eesti keel on see oli esimene projekt olevat olnud, kes üldse eesti keelt julges sisse anda. Ja andsime eesti keeles sellepärast, et vaatame, kas tuleb, aga me arvasime, et ei saa. Aga me saime selle ja see on just sellel teemal, aga see oli naisteema. Ja sellest me siis rääkisimegi Tartu kirjandusmuuseumis, mis minu arvates läks väga hästi korda ja seal näitasime ka filmi Evelin Tähe sugulase elust ja seejärel oli väga ilus näitus, kui keegi veel jääb siia, minge vaatama Tartus näitust Keisingeli laagrist. Ja see on näitus, mis näitab kunstnike teoseid sellel ajal, kui nad olid siis laagrites. Liibi laagrites. Et see oleks lühike sissejuhatus, aga täna on meil niisugune eelõhtu, kus me tervitame siis rohkem muid sündmusi ja kuidas me avame kõik selle homme. Et Kristile siis annaksin sõna seoses meie mälestusmärgiga. Aitäh. Mul on hea meel Pärnus olla jälle ja me käime siin peaaegu iga 2 aastat ja head sugulased, kes meid välja kannatavad iga aasta või üle aasta siia, on ka meil siin ja
ma pean tänama neid, kuna nemad on meile teinud need suupisted ja pirukad ja kõik pärast, eks. Nagu ma ütlen, see on väga ärevusrikas nädala lõpp ja nädal see aasta olnud, sellepärast, et ma olen, millal ma kohtasin Iivit? 2019 ja ma olin siis ülemaailmse Eesti kesknõu delegaat, ma ei olnudki ametlik liige, aga me tulime koosolekul ja ma kohtasin seda väga energilist naist, kes tegeles suurpõgenemisega. No kuna ma olen ise, olin 1,5-aastane, kui me siit lahkusime ja see terve suurpõgenemise asi on suuremaks ja suuremaks kasvanud isegi minu südames, sellepärast et lapsena sa ei pane sellest tähele ja sa oled ja see on su elu. Nii et Iivil oli mission ja ma lõin ennast selle missioniga kaasa, et sellest tuleb rohkem rääkida. Aga ma pean rääkima, mis selle mul päriselt käiku pani. Olin siin Pärnus, ma ei tea, kas oli 3 või 4 aastat tagasi. Ja läksime vist sinna politsei ametisse mingi passi asja adule vaatama. Ja väike Kusti, kes on minu sugulaste poja poeg. Kustiga istusime siin kivi seina peal ja vaatasime parte ja lilli ja kõik, mis me vaatasime. Ja äkki Kusti keerab mu juurde väga tõsiselt ja ütleb, et Kristi, aga kuidas see on, et sina räägid eesti keelt? Aga sina ei ela siin. No see oli nagu lightbulb või no moment, mis ma taipasin, et seda juttu tuleb isegi oma perekonnas rohkem rääkida. Ja tuleb, no me sugulased on seda kogu aeg kuulnud, aga igatahes tuleb rääkida. Ja see, mis Iivi tegi ja see, mis mina taipasin, see ma aitasin siis hea meelega kaasa. See ausammas, see sai ka mitmed moodi kokku. Käisime Puise ninas ja Puise ninas oli see ilus ema ja laps. Ja siis me otsisime kohti, kuhu panna teabetahvleid. Ja mina ei teadnudki, mis see teabetahvel on, mul aimu ka. Ja teabetahvlet, peame üles panema. No okei, paneme teabetahvlet siis üles, peame igasse linna panema, kus põgenikud lahkusid, nende mälestuseks jaoks. Ja siis tuleme siis Pärnusse, no siin peab kindlasti olema teabetahvleid. Neid teabetahvleid on olemas, neid väikseid kujusid on olemas. Vaatame, kas siin on ka midagi üles pandud. Sugulased käisid, sõbrad käisid, kõik käisid otsimas neid teabetahvleid või kivisi, kusagil midagi ei ole. No siis hakkas tasakesi see mõte veel edasi minema. Ma mõtlesin, kus kui me saaksime asutada siia Pärnusse, see on natuke eneseuhkus ka siin, et me olen pärnakas. Ja siis läksime siis Pärnu linnavalitsuse juurde. Ja Roomek Kosenkranius, keda juhuslikult tema sugulased elasid Torontos, kus mina üles kasvasin. Ja nii, et väike side või vähemalt teadmine oli, kes Roomek Kosenkranius on ja kes ta sugulased on. Ka põgenikud, nagu kõik meie sõbrad olid sealpool merd. Ja läksime siis sinna, ma esitasin siis selle mõtte, et kuidas oleks, kas me saaksime mingi ausamba panna kusagil. No, vastus oli positiivne, aga siis mul oli niisugune tunne, et kuidas me selle eest maksame. No ja mina teatud mõttes unistasin ja ütlesin, et me korjame selle raha üle maailma. Kõikide põgenikude, järeltulijate ja nende poolt, et räägime need jutud ära ja värskendame seda ja vaatame, kas tuleb meil vastust. Tuli. Igatahes see on, kuidas see algas ja siis saime tuttavaks Eloliiviga. Ja Eloliiv on arudus, et esimese eskiisiga ta sai täielikult aru, mida me südames, mis meil oli. Ma pean täna vabandama, et Eloliiv ei ole siin. Sellepärast, et see töö on veel käigus. See tuleb kunagi täna öösi või homme hommiku ja on üllatuseks kõigi pärnakatele, et ta ilmub sinna jõe äärde, nagu on lubatud. See töö on kaunis keeruline. Nii et ta oli keerulisem, ma arvan, kui isegi Elo arvas. Aga ta tuleb ja homme me avame ja teeme pidulikult seda kõiki edasi. Aga meil on toredad üllatusi vahepeal ja nii, et
kas sina nüüd räägid edasi vist? sul on veel rääkida. Ei. Nüüd me soovime Indrek Ajat. Indrek, kus sa oled? Indrek Aja, Pärnu muuseum. Ja sai kirjutatud. No, ega me ei saa seda ainult seda ausamast siin püsti peal. Me peame midagi ringiratast ka tegema. Inimesed tulevad kusagilt, tuleme teha. Näitus, loomulikult näitus. No ja siis ma hakkasin sinule kirjutama ja kirjutama ja sa ei vastanud. Ja sa kirjutasid. Ja siis Ivi tuli siin taga otsima üks kord. Sai mu telefonitsi kätte. Ja lõpuks. Nii et meil on väga palju suhtlemist olnud ja paljud inimesed, kes meid on harudaselt südamast aitanud. Nii et ma annan siis nüüd sinule. Ahah, tänud. Ma annan hästi lühidalt ülevaate lihtsalt, mis